See on salajane võrgustik, mis on Putini sissetungi Ukrainasse aluseks. Kahtlased laevad seilavad üle kogu maailma, vedades illegaalset naftat ostjatele ja suunates raha tagasi sõjamasinasse. See on Venemaa kõige väärtuslikum relv, kuid Prantsusmaa näitas kogu maailmale, kuidas seda relva lahti võtta ja tegi seda ilma ainsatki lasku tegemata. Sügaval Atlandi ookeanis tegi Prantsusmaa just midagi nii suurt, et see ajas Putini marru. Varilaevastiku tanker on lõpetanud. Prantsusmaast sai see kütt, keda Ukraina alati vajanud on. Ja kui president Volodymyr Zelenskil õnnestub oma tahtmine läbi suruda, on see alles millegi suurema algus. Kõik algas 31. mai hommikul. Päeva varajastel tundidel liikus laev nimega Tagore läbi rahvusvaheliste vette. Esmapilgul tundus Tagore nagu iga teine tanker. See polnud nii. Kui vaadata laeva häguse pinna alla, selgub, et see on üks paljudest varilaevastiku laevadest. Võrgustikust, kuhu kuuluvad Vene laevad, mis sõidavad teiste riikide lippude all, et viia Vene naftat teistesse riikidesse. Just seda Tagore tegigi. Laev sõitis Kameruni lipu all, jätkates oma teekonda Limbe linna poole, mis asub samuti Kamerunis. Jällegi, selles ei tundu midagi valesti olevat, kuid Tagore ei kuulu Kamerunile. See on seotud Mohammed Hussein Shamkhaniga, kes on naftavedude suurärimees ja keda on kahtlustatud nii Venemaa kui Iraani nafta vedamises, et aidata mõlema riigi režiimidel sanktsioonidest kõrvale hiilida. Shamkhani on ka Ali Shamkhani poeg, kes oli endise Iraani ülemjuhi Ali Khamenei nõunik, enne kui ta hukkus, kui sattus silmitsi punkrilõhkuja pommiga operatsioon Epic Fury esimesel 24 tunnil Iraanis. Tagore ei ole tavaline naftatanker. See on laev, mis tuli võimalikult kiiresti käigust eemaldada. Kui Tagore ületas Atlandi ookeani, võis selle meeskond arvata, et neil õnnestus taas ühe pettusega läbi pääseda. Siis see juhtus, või täpsemalt Prantsusmaa juhtus. Prantsuse laev lähenes ja Tagore'i mäng paljastati. Prantsuse meremehed tulid pardale, arreteerisid kapteni ja võtsid laeva oma valdusesse. Aga see ei räägi kogu lugu. Operatsiooni üksikasjad hoitakse enamasti saladuses, kuid mõned infokillud hakkavad siiski ilmnema. Kyiv Posti andmetel teame nüüd rohkem kui ainult Tagore'i sihtkohta. Me teame, kust see tuli. Laev oli teel loode Venemaa linnast Murmanskist, mis viitab kohe, et see polnud Kameruni laev, hoolimata sellest, kuhu see suundus. See laev vedas Venemaalt salakauba. Prantsuse Atlandi merendusprefektuur on samuti avalikustanud, et laeva peeti kinni sügaval rahvusvahelistes vetes üle 400 meremiili Prantsusmaa Bretagne poolsaare rannikust läänes. Venemaa kahtlasel laeval oli selle kinnipidamise hetkel pardal 23 meeskonna liiget ning nad ei allunud Prantsuse meeskonna korraldustele, kes nad lõpuks kinni pidas. See on varilaevastiku laevade puhul tavaline praktika, kui vahele jääd, hoia suu kinni. Putinil ei ole vaja, et keegi lobiseks Venemaa salajaste naftasaadetiste kohta. Nii et see on see, mida me teame Prantsusmaa rollist selles kinnipidamises, aga sellel lool on veel üks väike lisand. Mitte miski sellest poleks olnud võimalik, kui Prantsusmaa poleks saanud natuke inspiratsiooni ansamblilt The Beatles ja saanud hakkama väikese abiga oma sõpradelt. Täpsemalt öeldes pakkus Prantsusmaale selles operatsioonis abikäe või peaksime ütlema helikopteri teine riik, mis on olnud Putini jaoks pinnuks silmas alates tema Ukraina sissetungist. BBC teatel on Ühendkuningriigi kaitseministeerium kinnitanud, et nad andsid Prantsusmaale helikopteri, et aidata Tagore'i tabamisel. Jällegi on üksikasju vähe. Me teame, et laeva hõivamisel ei lastud ühtegi lasku. Kõik, mida Ühendkuningriik on avalikustanud, on see, et helikopter oli varem HMS Somerseti pardal ning see osales jälgimises ja seires Prantsuse operatsiooni toetuseks. See on loogiline. Helikopter saab tundide kaupa hõljuda varilaevastiku aluse kohal, edastades pidevalt selle asukohta saabuvatele laevadele, kes soovivad rikkunud laeva kinni pidada. Tõenäoliselt juhtuski see 31. mail. Ühendkuningriik jälgis ja Prantsusmaa võttis selle maha. Nagu varsti teada saad, on Prantsusmaa muutunud üsna tõhusaks Venemaa varilaevastiku vastu tegutsemisel ning ta pidi seda olema ka Tagore puhul, sest see laev rikub pidevalt reegleid. Prantsusmaa on sellest aastaid teadnud, nagu ka paljud teised riigid. Euromaidan pressiandmetel on see laev olnud juba pikka aega USA, Ukraina, Ühendkuningriigi, Šveitsi ja Euroopa Liidu sanktsioonide all ning see kuulub nende paljude laevade hulka, mida Ukraina sõjaväeluure peab varilaevastiku osaks. See on varem sõitnud ka Guinea lipu all, mis lükkab ümber kõik Venemaa võimalikud väited, et tegemist on Kameruni laevaga. Tagore on samuti külastanud paljusid riike, sõites sageli Venemaa Läänemere sadamatest nii erinevatesse paikadesse nagu Tai, India, Vietnam, Egiptus, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid. Tagore oli Venemaa jaoks oluline laev. Nüüd on see kadunud ja Venemaa on raevus. Putini lemmiksuutäis Dmitri Peskov on juba palju öelnud selle kohta, mida Prantsusmaa 31. mail tegi. Me peame neid tegusid ebaseaduslikeks.
Need piirnevad rahvusvahelise piraatlusega, kuulutas Peskov, enne kui esitas ähmaseid väiteid, et Venemaa võtab meetmeid oma kauba turvalisuse tagamiseks. Dmitri, sa andsid just kõik välja. Pea meeles, see on varilaevastiku tanker. See peaks olema Kameruni oma. Sa ei saa lihtsalt välja öelda, et pardal olev kaup on Vene oma, kui sa tahad, et inimesed teaksid, et kõik selle laeva ja selle reisi kohta on ebaseaduslik. Prantsuse president Emmanuel Macron andis Peskovi sõimu peale täiusliku vastuse. Üks punkt juuni postituses X-is on vastuvõetamatu, et laevad rikuvad rahvusvahelisi sanktsioone, mereseadusi ja rahastavad sõda, mida Venemaa on Ukraina vastu pidanud juba üle 4 aasta, ütles Macron. Lisades, et need alused, mis ei järgi isegi kõige elementaarsemaid meresõidureegleid, kujutavad endast ohtu nii keskkonnale kui ka kõigi ohutusele. Sina liigud Venemaa. Huvitav on näha, mida Venemaa kavatseb teha oma lastiohutuse tagamiseks, nüüd kui see on Prantsusmaa valduses. Siiani on Venemaa teinud vaid seda, et on küsinud teavet meeskonna koosseisu kohta, kes Targori vahi alla võttis, samal ajal kui ta kurdab, et teda pole teavitatud ühestki Prantsusmaa tegevusest laeva suhtes. See pole just see jõuline vastus, mida Peskov vihjab tulevat, kuid see ongi tüüpiline Venemaa ähvardustele NATO riikide vastu. Väga palju haukumist ja väga vähe hammustamist. Pealegi, kui Venemaa tahab saada vihjeid selle kohta, mis Targorit ja selle meeskonda ees ootab, ei pea ta eriti palju otsima. Me rääkisime teile varem, et Prantsusmaa on muutunud üsna tõhusaks Shadow Fleeti tankeritega tegelemisel. See väide ei ole õhust võetud. Prantsusmaal on selles vallas kasvav kogemuste pagas, mis ütleb Venemaale kõik vajalikku selle ebaseadusliku laeva ja selle meeskonna saatuse kohta. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kas teile meeldib see video? Väga hea. Ärge unustage kanalit tellida, sest me avaldame selliseid videoid iga päev. Alates 2025 aasta septembrist on Prantsusmaa läbi viinud sarnaseid pardalevõtmise operatsioone veel 3 Shadow Fleeti tankerile peale Tagori. Kõigepealt oli Borucci, millele Prantsusmaa läks pardale septembris. See laev sõitis Benini lipu all, mis on suhteliselt väike Lääne-Aafrika riik. Mis puudutab laeva kaptenit, siis tema oli hiinlane. Midagi ei klapi siin. Siiski selle kapteni saatus, keda poliitiku nimetas 30. märtsi artiklis nimega Zhang Qichen, näitab, mis võib nüüd ees oodata seda, kes oli Tagore roolis. Märtsis mõistis Prantsuse kohus Cheni süüdi Prantsuse võimudel allumata jätmises pärast seda, kui riigi eriüksuslased tema laevale Saint-Nazairi vetes pardale tulid. Borucci väedas tol ajal umbes $100 miljoni väärtuses Vene naftat ning pardal oli ka 2 Vene kodanikku, keda Chen nimetas vaid turvaagentideks. Chenile määrati tema kuriteo eest aasta vangistust ja umbes $175 000 suurune rahatrahv. Kui kohtuotsus tehti tagaselja. Kui Peskov ja Vene saatkond tahavad teada, mis Targorit ja selle meeskonda ees ootab, annab see kohtuotsus üsna selge vihje. Borucci tabamine näis Prantsusmaal justkui tuld süütavat. Mõni kuu hiljem, jaanuaris, tegutses Prantsusmaa taas. Seekord oli sihtmärgiks purjelaev ja patuste kuningas nimega Grinch. Veel üks varilaevastiku laev, millele kehtisid rahvusvahelised sanktsioonid, Grinch oli India kapteni juhtida ning ta reisis läbi Vahemere samast Murmanski sadamast, kust ka Targo oli teel. Seekord sõitis Vene alus Komooride saarte lipu all. See jäi lõpuks kai äärde ja valve alla Prantsuse sadamas Marseille linna lähedal. Tundub, et Prantsusmaa vabastas Grinchi pärast seda, kui selle omanik maksis $1 miljoni suuruse trahvi. Vähemalt nii väidab Moscow Times, kuna nende sõnul vabastas Prantsusmaa veebruaris kahtlustatava Shadow Fleeti laeva, mis polnud Borucci. Veel üks Venemaa kahtlastest laevadest sai märtsis otsa. Seekord oli selleks laev nimega Teina, mis väljus, nagu arvata võib, Murmanskist. Seekord Mosambiigi lipu all. Tõenäoliselt hakkate siin juba mõningaid mustreid märkama, eriti mis puudutab Venemaa kasutatavaid sadamaid ja Aafrika riikide ärakasutamist, et hoida oma varilaevastikku radarilt eemal. Petus ei töötanud Teina puhul. See sattus sama saatuse osaliseks nagu 2 eelmist ja see, millele Prantsusmaa 31 mail pardale läks. Prantsusmaal on siin huvitav tabamismäär. 2026 aastal on riik võtnud iga 2 kuu tagant 1 varilaevastiku tankeri vahi alla. Kui Zelenskil õnnestub oma tahtmine läbi suruda, hakkab Prantsusmaa koos teiste lääneriikidega, kes on juba nii paljudele Venemaa kahtlastele laevadele sanktsioone kehtestanud, neid numbreid suurendama pigem varem kui hiljem. Selle juurde tuleme kohe tagasi. Targori juurde naastes saab selle viimase varilaevastiku laeva arestimise tähtsusest paremini aru, kui tead, miks see laevastik Venemaale nii oluline on. Alates sellest ajast, kui Putin tungis Ukrainasse, on Putin ehitanud üles tohutu tankerite võrgustiku, mille ainus eesmärk on võimaldada Venemaal vältida sanktsioone, mille Ukraina liitlased on kehtestanud. Need ei ole tipptasemel laevad. Varilaevastikku kuuluvate aluste kriteeriumid näivad olevat see, et need suudavad veel sõita ja on võimalikult odavad.
ühised mured, mis on seotud ohutuse, kindlustuse ja sellega, et tankerid on paljudel juhtudel juba aastaid üle oma parima aja, on teisejärgulised. BBC sõnul on varilaevastiku tankeri keskmine vanus umbes 20 aastat ja enamik neist on halvasti hooldatud, kuna neid ei olnud aastaid kasutatud enne, kui need Venemaale müüdi. Nii et seda Venemaa ütlebki. Roostes vrakid, mille ülesandeks on transportida miljoneid dollareid väärt naftat, ujuvad keskkonnakatastroofid, mis võivad iga hetk juhtuda. Putinile ei lähe laevade kvaliteet korda. Oluline on vaid see, et need suudaksid naftat vedada ja ükskõik mis viisil jõuaksid riikidesse, kes on valmis naftat ostma. Need 2 ülesannet on põhjuseks, miks Venemaa on investeerinud miljardeid oma salajase varilaevastiku ülesehitamisse. Täpsete numbrite kogumine on keeruline, mis ongi kogu asja mõte. Venemaa tahab, et maailm teaks neist alustest võimalikult vähe. 2025 aasta detsembris hindas strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS, et varilaevastikku kuulub kuni 435 tankerlaeva ning koos abilaevadega kasvab see arv 591 laevani. CSIS hindas ka, et Putini räpane merendusvõrgustik transpordib päevas umbes 3,7 miljonit barrelit naftat, moodustades 65% Venemaa meritsi toimuvast naftakaubandusest ning see toob aastas sisse suni $100 miljardit tulu. Just see viimane osa ongi Putinile kõige olulisem. Kuni varilaevastik seilab, voolab Venemaale räpast naftaraha, mida Kreml saab maksustada, et suurendada oma sõjakassat. Kuigi CSIS-i numbrid on tohutud, väidavad teised, et need annavad varilaevastiku tegelikust ulatusest vaid pealiskaudse pildi. 2025 aasta novembris avaldatud aruandes väitis Maritime News, et Venemaa laevastikus on tegelikult 3240 alust. Kui see vastab tõele, tähendab see, et varilaevastik on üle 6 korra suurem kui CSIS hindas. The Kyiv Independent täiendas seda märkides, et väidetavalt transpordib laevastik 337 miljonit barrelit kuus, mis teeb veidi üle 11,2 miljoni barreli päevas. Jällegi, see on palju kõrgem kui CSIS-i hinnang ja see tähendaks ilmselt, et Venemaa teenib oma laevastiku kaudu naftatulu $100 miljardites aastas, mitte ei piirdu $100 miljardi. Pole oluline, milline arvudes tegelikkus kõige täpsemalt kajastab. Oluline on mõista, et Putin vajab varilaevastikku. Ilma selleta kuivab naftast saadav eluliin, mis rahastab tema sissetungi Ukrainasse, mis tähendab, et vabatahtlikele sõduritele ei maksta enam suuri palku ja rindel on veelgi vähem varustust. Kui me räägime sellistest suurtest arvudest, siis Prantsusmaa poolt ühe varilaevastiku tankeri arestimine, olenemata selle tankeri tähtsusest, tundub tühise asjana. Võib tõesti ka nii vaadata, kuid suurem lugu seisneb selles, mis järgnes. Sellega, et Prantsusmaa selle tankeri arestis, nagu ka varasemate arestimistega, näitab ta Venemaale, et ta ei tee varilaevastikuga nalja. Kui Prantsusmaa leiab kahtlase tankeri, teeb ta kõik, et see kinni võtta. Selle tagajärjeks on see, et marsruudid, mida Venemaa pidas turvaliseks, ei ole enam läbitavad. Kapteenid, kes olid valmis altkäemakse vastu võtma ajal, mil sanktsioonide jõustamine oli piisavalt nõrk, et risk end ära tasuks, mõtlevad nüüd 2 korda enne merele minekut, kui nad teavad, et neid võib ees oodata vanglakaristus Prantsusmaal. Kõik taandub sellele, et varilaevastiku töös hoidmise kulusid tuleb tõsta. Olgu selleks siis Venemaa vanade tankerite sundimine pikematele ja ohtlikumatele marsruutidele või tagamine, et üha vähem meremehi oleks üldse valmis nendele laevadele astuma. Mida rohkem riske tekib, seda suurem osa varilaevastiku teenitavast tulust kaob. Palju rohkem saab siiski ära teha ja just selle sõnumi edastas Ukraina president Volodõmõr Zelenski pärast Tagore hõivamist. Zelenski rääkis hõivamisest oma 1. juuni õhtuses pöördumises Ukraina rahva poole, öeldes: toimus veel üks Vene tankeri kinnipidamine, aitäh Prantsusmaa. On oluline, et Euroopa astuks tugeva sammu ja ajakohastaks oma seadusandlust, et selliseid tankereid saaks mitte ainult peatada, vaid ka konfiskeerida. Ukraina hindab seda rasket tööd. Zelenskil on õigus, vastust Venemaa varilaevastikule tuleb tugevdada, kui tahetakse tõsiselt piirata Putini võimalusi kasutada oma salajast võrgustikku sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Uus seadusandlus aitab kindlasti kaasa. Venemaa hakkaks selle üle kaeblema, aga mis sellest siis uut on? Ja pole ju nii, et Venemaal oleks mingit õigust kritiseerida seadusandlust, mis annab endale loa teistele riikidele kahju teha. Alles mai keskpaigas kiitis Vene riigiduuma heaks seaduse, mis lubab Vladimir Putinil tungida ükskõik millisesse riiki, et kaitsta välismaal elavaid Vene kodanikke. Selle seaduse sõnastus on piisavalt lai, et anda Vladimir Putinile sisuliselt vabad käed kasutada Vene relvajõude ükskõik millise riigi vastu, kes näiteks isegi ainult arreteerib Vene kodanikku. Seda arvestades on täiesti mõistetav, et Volodõmõr Zelenski kutsub lääneriiki üles vastu võtma seadusi, mis lubaksid neil täielikult konfiskeerida Vene kaubad ja tankerid. Seda arvestades on täiesti mõistetav, et Volodõmõr Zelenski üleskutsed lääneriikidele võtta vastu seadusi, mis lubaksid neil täielikult konfiskeerida Vene kaubad ja tankerid, on igati loogilised. See oleks küll eskalatsioon, kuid samas oleks see samm, mis saadaks Vladimir Putinile selge sõnumi, et ta ei saa enam oma sanktsioonidest kõrvale hoida varilaevastikuga asju enda kasuks pöörata.
Ukraina jaoks peaks Prantsusmaa viimane konfiskeerimine olema pigem hüppelaud suuremate saavutuste poole, mitte sanktsioonikampaania tipphetk. Ja kui lääs tegutseb otsustavamalt ja muutub veelgi tõsisemaks, satub Vladimir Putin tõelisse hätta. Ukraina teeb juba kõik endast oleneva, et peatada ebaseadusliku naftavoog Venemaalt, kasutades oma niinimetatud lendavaid sanktsioone. CNN teatab, et ajavahemikus jaanuarist maini on Ukraina rünnanud 15 Venemaa naftatöötlemistehast kaugmaa droonidega, lüües rivist välja 40% riigi naftatöötlemisvõimsusest. Neid rünnakuid saadavad ka Venemaa naftaterminalide ründamised, mille selge eesmärk on takistada varilaevastiku laevadel naftat peale võtta ja välja vedada. Kõik varilaevastiku purustamise strateegia koostisosad on olemas. Ukraina ründab Venemaa naftat, selle allikas ning nende rünnakud vähendavad sadamate kasutamist, millest need laevad sõltuvad oma nafta peale laadimisel. Prantsusmaa on just näidanud meile, milline peaks olema järgmine samm, rohkem jõustamist merel. Samal ajal kui Ukraina ründab allikat, peaks lääs tegelema nende laevadega, mis suudavad Venemaalt välja pääseda. Putini väidetavalt peatamatu kahtlaste laevade võrgustik peatatakse ning Venemaa nafta eluliin lõigatakse läbi, mis halvab selle käigus ka Vene armee. Prantsusmaa pani just paika plaani ülejäänud lääne jaoks ja tegi seda ilma ainsatki lasku tegemata. Ukraina võitleb samuti varilaevastikuga, kuid teeb seda otsesema lähenemisega. Samal ajal kui Prantsusmaa konfiskeerib, Ukraina ründab Venemaa salatankereid ja nüüd on Ukraina haare ulatunud isegi Vahemereni. Salajased baasid Liibüas ja varjatud operatsioonid rahvusvahelistes vetes on osa Ukraina uuest lähenemisest varilaevastikuga tegelemisel ning mõlemast saad rohkem teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et näha rohkem meie kajastusi lääne katsetest aidata Ukrainat Putini lõplikul kukutamisel. Aitäh vaatamast!